Tere ja head uut aastat, mu armsad Valgusetooja kanali kuulajad-vaatajad. Ja ta ongi käes, aasta 2026. Numeroloogiliselt siis tegelikult esimene aasta 9 aasta tsüklis. Aga eks igaühele algab ta ikkagi siis, kui on tema sünnipäev. Aga nagu me oleme harjunud piiritlema kõike selle 1. jaanuari ehk kalendriaasta algusega, no teeme siis traditsioone järgides nagu lubatud non-stop ladumise 12 tähemärgile teemal, mida võtta kaasa aastast 2026 või mida märgilist toob aasta 2026. Ja täpselt nii nagu selle vanasse aastase mahajätmisega, nii ka uude aastasse vastuvõtmisega ma teen non-stop ladumise olulisemast. Mida taro näitab, mida kaardid näitavad teile, mida siis tasub teada aastast 2026 tähele panna. Ja loomulikult nagu alati, kui see teid kõnetab, siis see on kindlasti teile. Kui ta mingil põhjusel teid ei kõneta, no siis ei kõneta, siis valige teine video või teine kanal. Aga mina alustan. Ja ma alustan kõigepealt siis, nagu ikka meil tavaks on saanud, jääradest. Kallid jäärad, ma panen teile välja kaardid aastaks 2026, olulisemad märgusõnad. Peaingli taralt, panen Ingli taralt, ei saa me üle ka ümber armastusest, eks ju, romantika ja armastuse oraaklist. Ja sellist head asja nagu armastus, seda ei ole mitte kunagi liiga palju. Seega võtan siit ka veel ühe kaardi. Ja nii me siis nüüd hakkame minema. Mida ütleb jääradele peaingel? Vau, peaingel Aariel ütleb jääradele niiviisi. Sa oled edukas, stabiilne, elukogenud ja võimukas persoon. Ja tead mis? Uuel aastal läheb kõik plaanipäraselt. Tööalane ja rahaline edu. Vahendite arukas kasutamine. Ehk siis, mis iganes hästi saab minna ja kui see on ka sinu isikukaart, siis on veel eriti hästi, kui sa oled nüüd tõesti meesterahvas. Nii et siis oled sa ise laual ja kõik on lihtsalt suurepärane. No vaadake vaid, seesama kuningas saab endale keisrinna. Erakordne küllus, viid oma unistused ellu. Kosuta iseennast ja teisi. Ehk siis midagi ilusamat on jääradele küll. Raske öelda, kui praegu juba öeldud sai. Ehk siis ühest küljest siis kõik head sõnumid ja teisest küljest tuli välja imetabane paar. Ja vaatame, mida romantikainglid siis ütlevad. Palun väga. See paar, armas jäärade seltskond, võib olla sinu kaksikleek. Võib olla sinu hingesugulane, no keda iganes. Nimeta ja
taju, kuidas ta sulle on, aga jääradele paistab tulema ikka väga hea aasta. Ja tead, see kulla jäärakene, kõike, mida sa soovid, see hakkabki nüüd juba kohe toimuma sinuga. Ehk siis very soon, väga ruttu. Küsimus on ainult selles, et sa peaksid ära otsustama, mida sa täpselt tahad. Ja kui sa oled endas kindel, oma sisemuses, oma hinges, oma soovid enda jaoks väga täpselt paika pannud, siis kaartidel ei ole absoluutselt mitte mingeid vastuväiteid. Nii et selline kihvt prognoos on siis jääradele. Mina liigun edasi sõnnide juurde. Tänan jäärasid ja kui teile tundus, et see oli tore, siis minule meeldiks, kui te jagaksite seda videot ka teistele. Võib-olla nii mõnigi saab siit impulsi, saab siit positiivse laengu ja saab siit natukenegi julgust, tuge, kui võib-olla eelmisel aastal ei olnud kõik nii, nagu võib-olla oleks tahtnud. Nii, mu head sõnnid, teie märgusõnad aastaks 2026. Peaingli tarot. Hopsti, juba ta tuli. Ingli tarot. Armastuse ja romantika inglikelt. Ja vaatame siis ka armastuse oraklilt. Nii sõnnid, pange valmis. Esimene. Sa oled nutikalt investeerinud, hea sõnn. Ole nüüd kannatlik ja oota tulemust. Vaata oma edusammud üle ja tee plaane järgmisteks ettevõtmisteks. Imetabaselt seisad sa kahel jalal. Hea sõnn, nagu ikka sulle omane. Ja armas ingel on sinu vasaku õla taga, kaunis naisterahva kehastuses, valvamas sinu üle. Maailm, kullake. Teist korda tuleb samasugune dubleeritud sõnum, aga veel võimsam, sest see on suure arkaani viimane kaart. Sa oled, hea sõnn, teinud tublit tööd. Rõõm, rahulolu ja tänulikkus. Sa oled teel valgustumise poole. Sõnad on ilmselt liigsed siin. Oi, vaadake sõnnid. Romantiline üllatus on ka veel horisondil sinu poole liikumas. Ole sellele avatud. Ja kui sul on juba romantiline partner, kes sulle seda üllatust plaanib, siis ole valmis teda paremini tundma, õppima. Ole valmis viima seda suhet veel paremale tasandile. Kui sinul on alles uus partner või veel ei ole partnerit tulnud, siis ole valmis, et ta tuleb. Aga ainuke tingimus, ära rabista, vaid katsu teda paremini tundma õppida. Ja nagu me aru saame, võib see lugu lõppeda koguni käepalumisega. Igal juhul fantastiline aasta tõotab tulla sõnnidele. Jagage ka teistele sõnnidele, võib-olla ka nemad tahavad kuulda seda mõnusat ja toredat prognoosi tulihobuse aastal. Tõsi, see küll prognoos algab meil juba 1. jaanuarist. Ehk siis tänasest. Nii, järgmiseks on meil kes kaksikud, teie sõnum kaksikud.
peainglilt. Sõnum kaksikutele inglitaralt. Romantika ja armastuse oraaklilt. Ja armastuse oraakli sõnum kaksikutele. Saad olla vaba, hea kaksik. Tee julge valik muuta oma olukorda. Hetkel sul ei ole kõik päris selge, aga sa saad seda teha läbi sisekaemuse. Sa saad muuta oma olukorda siis, kui sa saad täpselt aru, mis sulle muret valmistab. Sest sa oled sõbralik, loominguline, enesekindel ja mänguline kaksik, seda sa oled ju. Ja uued põnevad ettevõtmised on igatepidi teretulnud. Kasuta oma loovat ja originaalset mõtlemist välises keskkonnas ja sisekeskkonnas täpselt seda sama. Enda sees katsu äratundmisele jõuda. Mis on see, mida sa pidid muutma? Kui sa vaatasid ka eilset ladumist, siis sa ilmselt saad aru, et võib-olla saaksid sa sealt ka mingisuguse nipi. Armastuse vallas on nii, et tundub, et siin ongi võib-olla see, mis sulle rahu ei anna. Siin on üks suhe, mis tegelikult tundub, et on ennast ammendanud. Ja sinule öeldakse, et ole kallis ja tervenda oma sisemine laps, oma sisemised haavad. Ja ole endaga leebe, armastav ja kannatlik. Ja siis saab sinu ellu tulla kes tahes. Ehk siis praegu tundub, et on väike lahusolek ja kaksikutega on siis nii, et keda kõnetab ja kellel tõesti on nii, et on mingisugune väike lahusolek tulnud, siis seda tuleb kasutada ilmselgelt selleks, et tegeleda iseenda ja oma sisemaailmaga. Sest kaksikud on vahetevahel natukene tujukad ja vahetevahel natukene tormakad, et võib-olla tasub võtta aeg maha ja mitte tuli hobusele ainest anda, tagant üles lüüa. Selline sai siis prognoos kaksikutele. Ja nüüd järgmiseks on siis vähid. Mu head vähid, vaatame, mida aasta. Milline märgusõna on aastas 2026 teie jaoks peainglilt. Vaatame, milline märgusõna on ja ikka paugud käivad, ilutulestik möllab. Kõik on tuledes äras. Ja vaatame, mis siin siis inglitaro ütleb vähkidele. Mida ütleb romantika ja armastuse oraakel ja lõpuks armastuse oraakel. See on huvitav, kuidas tegelikult kaardid üksteist täiendavad. Nii, vähk. Aeg tegutseda. Sa oled enesekindel, sa oled entusiastlik, sa oled julge, karismaatiline
ja sa oled alati hobuse seljas ja ingel on sinuga ja sinul on aeg tegutseda. Millegi tuline pooldamine ja sisetunne muideks ütleb sulle, kus suunas sa pead kappama. Võib-olla just siis pead hakkama kappama, kui tuleb see tulihobuse aasta 17. veebruaril hea vähk. Enne seda katsu atra seada, enne kui sadulasse hüppad. Ja vaata, mis lugu. Siin on üks kaunis ingel sul selja taga. Tundub, et see on armastuse ingel. Siin on nüüd armumine või suhte loomine, vaimne kasvamine ja intuitsiooni tugevnemine. Ja sinul hea vähk võib olla või tulla koguni uus kodu. Selline huvitav sõnum. Ja ära kurvasta, ära nukrutse, sest sa väärid armastust. Vähk on õrn ja hell ja ei näita seda võib-olla nii väga välja. Ja siin võib olla niimoodi, et sinu armuelu on mõjutatud mingisugustest spirituaalsetest faktoritest. Oled sa lihtsalt vaimne, oled sa esoteerik, oled sa mingisuguse religiooniga seotud, siis see teeb sind võib-olla tundlikumaks ja see teeb sind võib-olla ka vastuvõtlikumaks nii-öelda teiste inimeste seisukohtade ja arvamuste osas. Küll aga on sulle sõnum see, et kui sa siin kappad, kuhu iganes sa minema pead, ära unusta, et kui sa teed kõike südamest ja armastusega, siis sa teed asju õigesti. Armastus on sinu võtmesõna järgmisel aastal või sellel aastal. Nii, nüüd on lõvide käes kord, mu head lõvid. Mis on siis teie võtmesõnad aastaks 2026 peainglilt? Mis on see, mida inglid tahavad sulle ekstra öelda, hea lõvi? Mida tahavad sulle öelda armastuse ja romantika inglid? Ja mida ütleb sulle armastuse oraakel? Nii, sa oled kogenud praktiline, helde ja õnnelik aastal 2026. Toeta ennast ja neid, keda armastad. Oskus teha kõik ilusamaks, praktiline ja tark. Sa oskad teisi aidata, sa oskad ennast aidata. Sa oled imetabaselt empaatiline inimene. Ja tuli 3 tuleb sul inglitaralt, mis ütleb küllus, asjad on suurepärased, säilita nüüd kannatlikkus. Sina oled töötanud ilmselt hea lõvi piisavalt ja tundub, et sulle tuleb auhind ehk autasu, külluse ja mõnusa, õnneliku ja toetava aasta jaoks. Ja tead mis? Ja siis kõige krooniks sa võtad kätte ja armud pauhti. Aga sul on väike hoiatus ka. Selline tuline lõvi ja kui ta siis kipub veel tulihobuse aastal armuma,
väga ruttu ja väga äkki, siis hea märgusõna sulle on: hea lõvi, hoia hobuseid, et sa jumala pärast ei kaotaks iseennast selles tulises protsessis ära. Ja vaata, millega see lugu võib sulle lõppeda. Kihlusega. Sa saad aru, et kui sa mängid oma kaardid õigesti, tegelikult nii, nagu nad siin laual ongi praegu, siis sina võid isegi tanu alla saada. Või kui sa oled mees, siis endale südamedaami leida, kelle kätt sa palud. Või sina, kes sa oled unistanud kooselust või abielust, võid seda sellel aastal vabalt teha. Vaat selline hea ennustus on siis ja hea sõnum on siis lõvidele. Nii. Vaatame, mis on siis neitsid. Milline on siis peaingli sõnum? Kõigepealt siis neitsitele peaingli sõnum. Neitsitele peaingli sõnum. Vaatame, mis on inglitaro sõnum neitsitele. Vaatame, mis on romantika ja armastuse inglite sõnum neitsitele. Ja mida ütleb sulle armastuse oraakel? Nutikas planeerimine toob külluse. Aeg teha järgmine samm. Optimistlikud plaanid, mis lähevad ootuspäraselt. No nii, neitsi, sa oledki ju ratsionaalne, majanduslik, mõistlik ja sa oskad planeerida ja sulle öeldakse, et jätka samas vaimus. Sest kui sa natukene lisad sellele muretsemise energiale optimismi, siis lähevad su plaanid lihtsalt ladusalt. Ja natukene tuleb sul oma eesmärkide nimel ka võidelda. Ja sulle siis väike selline hoiatus, et kuigi me kõik teame, et neitsil on alati õigus, eks ole, peaaegu nagu lõvil. Aga lõvi meil siin eelmises ladumises paistab, et on armunud, tema enam ei hakkagi oma õigust väga taga ajama. Aga neitsi, kui kõik ei lähe täpselt nii, nagu sina nüüd oled planeerinud ja võib-olla ei ole seda küllust ka sul käega katsuda või silmaga näha nii palju, kui sa arvasid, siis hoiatus sulle: ära mine võitlusse. Pigem on see, et võitlema eesmärkide nimel ratsionaalselt ja arukalt. Ja ära loo illusioone, kuigi see ei ole sulle üldse omane, aga tundub, et sa lähed nagu teise äärmusse, et kui sa sellest materiaalsest poolest võib-olla ei saa kõike seda, mille nimel sa nagu tööd ja vaeva nägid, ja see küllus ei ole sinu jaoks külluslik, siis sa lähed võib-olla otsima illusioonide maailmast lisa. Sulle siis ikkagi väike hoiatus, et ära teise äärmusse kaldu. Ja põhiline ongi sinul 2026. aastal ikka tegeleda just nimelt selle majandusliku poolega, viia oma finantsid ja karjäär tasakaalu ja üritada nagu illusioonidest välja rabeleda ja mitte väga võidelda teistega. Ja kui sa seda kõike suudad, siis on sul fantastiliselt külluslik, tasakaalus ja hea aasta. Nii. Armsad kaalud. Vaatame, mis siis teil toob alanud aasta
2026. Mis on need märgusõnad, mida tasuks tähele panna kõige muu toreda juures? Sest meil on selline tore ütlemine, et ikka mine vooluga kaasa, aga tegelikult vahest võiks ka korraks peatuda ja vaadata enda sisse. Ja äkki siis avaneb võib-olla natukene teistsugune pilt. Nii, romantika ja armastus. Ja veel kord armastus. Vaatame siis, mis on kaaludele varuks aastal 2026. Nii. Kaaludele tuleb üks rüütel. Usaldusväärne, mõistev, pühendunud ja lõbus. Ja lisaks on veel nii palju võimalik saavutada. Ja tead mis, tehke väga üksikasjalik plaan, sest tegelikult on niisugune lugu, kallid kaalud, et sellel aastal te saate suurepäraselt hakkama. Tehke ainult üksikasjalik plaan ja võib-olla tehke ka siis silmad lahti, sest kui te olete naisterahvad, siis rüütel hobuse seljas on ka põhimõtteliselt orbiidil. Ja kui mehed, siis ilmselt on hüpanud sinna sadule selga üks kena naisterahvas. Ja vaja on kaaludel teha mingisugune otsus. Ilmselt te olete liiga kaua kaalunud sellel eelmisel aastal ja nüüd on vajadus asja lähemalt uurida. Te kipute kaaludele omaselt ju ikka need kaalukausid me korra niimoodi ja siis naamodi ja niimoodi ja naamodi. Siin öeldakse nüüd, et kui te nüüd tõesti eile ei suutnud ära otsustada, siis ausalt öeldes tehke nüüd seda kohe. Et mis iganes otsust te endaga siis kaasa veate, on see siis suhtealane, tööalane, elukohaalane, ma ei tea, pereelu, lapsed, mingi asi, mida te olete siin vaaginud, mis on teil käinud ikka up and down, see otsus tuleb ära teha. Ja hoppa, kui te selle otsuse ära teete ja kui see on suhteotsus, kui teil on olnud mingisugune keerukas suhe sellesama rüütliga minu pärast või vastupidi mingisuguse teise partneriga, siis nüüd on uus rüütel silmapiiril ja asi lõpeb teate millega või? Asi lõpeb abieluga. Ja need, kellel on juba see rüütel kodus olemas või kes on juba suhtes, siis nendele ütleb kaart, kaalud te saate oma suhte järgmisele tasandile viia. Ja järgmine tasand kooselu puhul ongi abielu. Järgmine tasand distantssuhte puhul on võib-olla kooselu. Mida iganes, alati nii, kuidas te ise arvate ja tahate. Aga jätke meelde, et rääkige kõik asjad selgeks enne, kui te järgmisele tasandile liigute, et te ei teeks neid samu vigu, mida te juba tegite, sest keegi ikka natukene tahab teid tüssata või kannab maske. Katsuge niimoodi, et kui kas või mingisugunegi asi jääb kripeldama hingele, siis enne, kui te teete tähtsaid otsuseid, rääkige asjad lahti. Ja kui te seda teete, siis fantastiline aasta tuleb kaaludele. Fantastiline. Nii et tanu alla võib saada kaalud. Ja nüüd siis skorpionid. Mis on teie märgusõna aastal 2026? Ja siis märgusõnad inglitelt, kes teie üle kenasti valvavad. Mida nemad tahavad öelda? Vahepeal ütlen, et kui keegi tahab minu juurde tulla konsultatsiooni või ladumisse või minuga privaatselt nõu pidada, siis kõik minu andmed on teistes videotes olemas, sest hetkel on see non-stop video ja natukene kiireks läks.
pikka juttu kahjuks ei olnud seal aega kirjutada kaaskirjana, nii et, aga mul on terve ports videosid, kus on kõik kontaktid olemas, kuidas minuga nagu kontakti saab. Nii et skorpionid, siin on nüüd teie laud. Nii, skorpionitel tuleb Rafaeli S. Positiivne uus emotsionaalne kogemus. Rahuldust pakkuvad romantilised suhted. Sügav ja püsiv vaimne taipamine. Lõpuks ometi tahaks öelda, skorpionid, tundub, et teil paistab ka romantika ometigi kuskilt uksest sisse. Aga teil on väike selline hoiatus, et natuke laristate või koonerdate rahaga. Et katsuge see rahaline pool võtta kontrolli alla ja teha häid äriotsuseid. Ja kui te seda teete ja kui teil endal on piisavalt vahendeid ja teete natukene pälvimusi, heategusid, annate neile, kellel on võib-olla vähem. See ei pea olema raha. See võib olla mis tahes, mida te tunnete, et kellelgi on vaja teie lähikonnas. Siis te tasakaalustate iseenda karmat. Ja nii, skorpionid, siin on nüüd teine, ma ei mäleta, kellel veel tuli sama kaart, aga teile tuleb ka hingesugulane. Seesama romantika äss, eks ole, uus algus ja võimas algus, sest skorpionid, teile tuleb hingesugulane või kaksikleek. No twin flame on kaksikleek, aga see on nagu see osa, kuidas keegi tahab seda uskuda, nimetada või kuidas keegi tunnetab. Nii et ärge seda maha magage. Aga jällegi, kõigepealt siis armastus enda vastu ja alles siis kaksikleegi vastu. Sest iga päev ma näen ja kuulen oma vastuvõttudel, kuidas noored daamid tulevad mu juurde ja ütlevad, et ma tahan elada, ma tahan leida kedagi, kelle nimel elada. Vaat siinkohal ma tahan öelda, kuna teil tuli see kaart välja ja see on non-stop ladumine, võib-olla kuulavad paljud, ma meelega ei pannud ajakoode, sest et ma usun, et igalühel on peres erinevaid tähtkujusid, kelle märgusõnu tasuks võib-olla kuulata ja ka oma laste ja kaaslaste omi. Ja siis see tarkus kulub kõigile marjaks. Et ärge otsige palun kedagi, kelle nimel elada. Palun elage enda nimel, sest kui te elate enda nimel, nii nagu lennukis, mis tuleb teha, kui tuleb ohuolukord? Kõigepealt pannakse endale hapnikumask ja siis saab päästa oma lapsi ja lähedasi. Aga kui te iseennast ei hoia ja iseennast ei hoolda ja iseennast ei armasta, siis on kurb, siis te kiirgate seda energiat, et tegelikult te ei leia seda inimest, kelle nimel elada. Nii et see on selline sügavamõtteline koht, mis tasuks võib-olla siis kõigil korraks üle vaadata enda sees, et kuidas need asjad nagu täpselt siis on. Ja mina liigun siis edasi meie armsate ja tuliste hamburite juurde. Kellel on siis hambureid või kes on ise hamburid, saavad siis vaadata, mis märksõna siis teile on aastal 2026 peainglitelt. Nii. Vaatame, mis on inglitaro. Vaatame, mis on hamburitele varuks romantika ja armastuse inglitel. Ja siis armastuse oraaklil. Nii, kellelgi oli veel Gabrieli 3. See on nutikas planeerimine, mis toob külluse.
aeg teha järgmine samm. Optimistlikud plaanid, mis lähevad ootuspäraselt. Nii head hamburid. Planeerige väga nutikalt. Ärge perutage sellel tulihobusel nii-öelda kannuseid hobuse külgedesse ja võtke natukene aega maha ja siis on nagu kõik vinks-vonks. Ja näete, kui te seda teete, siis ütleb maailmakaart 21, mis on tegelikult väga täiuslik kaart ja ütleb, et sa oled teinud tublit tööd. Rõõm, rahulolu ja tänulikkus ja sa oled teel hambur valgustumise poole. Te olete väga nutikad, väga targad, väga intelligentsed. Ja nüüd on aeg nii kaugel, et võite sukelduda pea ees ka vaimsesse maailma. Kuhu iganes. Peaasi, et liiga tuliselt ei kihutaks sellel tulihobuse aastal. Siis on teil väga vinks-vonks kõik. Ja taas ühinemine oma kaksikleegi või teise poolega või unelmate partneriga või hingesugulasega, mis iganes, see on teil saatusest määratud. Ja tundub, et just nüüd, sellel aastal, toimubki see taasühinemine oma partneriga. Ja see nõuab väga sellist õrna lähenemist ja te peate liikuma seal sellel teel, nagu ma ikka üritan teile juba mitmendat korda öelda, kikivarvul sammukestega, et te väga ei põletaks teist ja ei saaks ise põletada, sest et kui midagi saatusest määratud teie teele satub, siis võib teinekord hakata pea nii ringi käima, et ei teagi, mida kõike sellest suurest õnnest teha. Aga siin manitsetakse õnnalt tasakesi nagu väikesed lapsed. Õpite uut suhtumist tundma ja loomulikult suurt ja sügavat armastust teile, armsad hamburid. Nii, hamburite järel on meil kaljukitsed. Jah, kaljukitsed. Vaatame, mis siis kaljukitsede märgusõnad on. Mis on kaljukitsede märgusõnad aastal 2026? Aha, oi, teil tuli 2 kaarti, no las ta siis tuli. Ju see siis pidi nii olema. Vaatame armastuse ja romantika inglite kaarti. Ja vaatame armastuse oraaklit. Aareli 9, imetabane vikerkaar. Ja tead mis, see on nüüd rüütel või rüütlinna valge hobuse seljas, oleneb, kes vaatab, eks ole. Kui vaatab mees, siis tal on kaunitar hobuse seljas. Kui vaatab naine, siis tal on rüütel valge hobuse seljas ja su unistused täituvad, kallis kaljukits. Raske töö toob suure edu. Armastus elu ilusate asjade vastu on sinu oma sellel aastal. Elu inimeste ilusate asjade kõige kauni vastu. Ja mis siin on? Siin on nüüd nii, et sinu ellu tuleb uus inimene, intuitiivne, tundlik, kunstiandega, sõbralik. Ja kui sa oled suhtes, siis sinu suhe liigub uude arengufaasi. Kui sa ei ole suhtes, siis
ja tegeled iseenda ja enda sisemaailmaga, siis kaljukits, kes on väga maine natuur, sinu sensitiivsus suureneb ja sa hakkad nagu taipama ka teisi maailmu ja teisi dimensioone ja võtma natukene omaks võib-olla ka seda mitte nii teaduspõhist analüüsi. Ja sulle tuli teine kaart selleks, et sa peaksid rääkima enesekindlalt oma mõtetest. Ja vaimsed, näed, siin oligi see, et sul vaimsus hakkab arenema ja siin tuleb siis viia vaimsed ja emotsionaalsed kaalutlused tuleb viia tasakaalu materiaalsetega koos. Et ära siis ehmu, kui sa järsku tunned, et sina, kes sa oled nii-öelda tõsine materialist ja 4 jalaga maas olev persoon, hakkad järsku huvituma näiteks vaimsetest praktikatest või esoteerikast või minu pärast kas või tarost. Üks ei välista teist. Vii nad tasakaalu, rakenda neid ja kõik on lihtsalt suurepärane. Ja natukene pead sa mõistma seda, et armastus nõuab vahest natukene ohvreid. Et kuna sina oled kaljukits seda sorti tüüp, kes läheb mööda siledat kaljuserva ka ülesse oma eesmärgi nimel, siis sa võid natukene jätta vahest unarusse oma armastatu soovid, tahtmised. Sulle lihtsalt on selline lugu, et kui siin tuleb sinu kaunis partner või mehine partner, oleneb siis, kes sa oled, eks ole, siis ole kena. Katsu natukene järele oodata teda ja katsu ennast võib-olla mitte just, et ohverdada, aga no olla natukene mõistvam ka tema vajaduste suhtes. Ja kujutad sa ette, kallis kaljukits, ka sina nagu kaalud. Tundub, et kui sa kõike seda järgid, siis see lugu sinu jaoks võib lõppeda abieluga. See on siis juhul, kui sul on juba pikalt püsiv partner olnud, siis nüüd on aeg teha abieluettepanek. Kui sa oled mees, kui sa oled naine ja sulle tehakse partneri poolt abieluettepanek, siis võta see vastu. Või siis jällegi nagu see teine versioon, et kui ei ole abielu usku ja tahate hoopis koos elada, no siis see aasta soosib seda igati. Nii et palju õnne, kaljukits, sulle ei ole muud kui ainult edasi, nagu ikka sulle omane. Nii, kaljukitsele järgneb meil veevalajad. Veevalajad. Kallid veevalajad. Vaatame siis, kuidas on teil aasta 2026 põhimärgusõna, mida tähele panna. Eks seal ole palju asju teisigi, aga need on lihtsalt need, mis nagu võib-olla hetkel nõuaksid tähelepanu. Võib-olla nõuaksid need teistmoodi lahti mõtestamist, kuidas kellelgi, mis kaart kellelgi parasjagu tuli. Ja nüüd siis ka armastuse oraakel. Vaatame, mis siin on öelda. Nii, muideks, veevalajad. Ka siin on olemas usaldusväärne, mõistev ja pühendunud ja tõhus partner, kellega on väga palju võimalik saavutada. Ja ka endal üksinda ilma partnerita on väga palju võimalik saavutada. Tuleb ainult teha väga üksikasjalik plaan, kõik ilusti läbi mõelda ja kõik läheb suurepäraselt, sest heatahtlik hing kaitseb sind. Ja ära anna alla, kui sa isegi tunned, et võib-olla miski asi ei lähe nii, nagu sa tahad, siis öeldakse sulle, et kaitse enda loodut, ole julge ja usu endasse.
kallis veevalaja, sa kipud vahest olema natukene emotsionaalne ja sa võib-olla mõtled, et sa ikkagi, ma ei tea, ei hakka siin võitlema. Siin öeldakse, et ole tubli. Võidelda ei ole vaja, aga jää oma põhimõtetele kindlaks. Ja mis siis juhtub? Oi. Siin tuleb hoida armuleeki ja kirge elus. Sest tundub, et veevalajale tuleb ka üks kirglik armastuse aasta. Ja sama hoiatus, kas see oli kaaludel või kellelgi oli sama lugu, keegi, kes oli vist mehele minek või wedding ja siis tuli kõrvale kohe see, et rääkige asjad sirgeks, sellepärast, et keegi võib midagi jätta ütlemata, ehk et osad situatsioonid on sellised, nagu keegi kannaks maski. Et niipea, kui teil tekib mingisugune kahtlus kuskil, siis selles kirelõõmas või enne seda kirelõõma tasuks ära klaarida või asjatada siis need aspektid, mis nagu muret valmistavad, sest muidu läheb lumepall veerema ja pärast ei pruugi enam jagu saada. Et selline hoiatus, aga muidu igati vägev ja vahva aasta veevalajatel. Ja kalakesed, armsad kalakesed, nüüd on teie käes järg. Vaatame siis, mida siis peaingel ütleb kaladele. Mida siis peaingli taro märgusõnaks kaladele ütleb? Mida ütlevad inglikesed kaladele? Mida inglikesed kaladele ütlevad? Mida ütlevad armastuse ja romantika inglid kaladele? Ja milline on armastuse oraakli sõnum kaladele? Nii, ja siingi tuleb partner. Kõik läheb plaanipäraselt. Tuleb üks edukas, stabiilne, elukogenud ja küllalt võimukas kuningas. Ja koos temaga tuleb tööalane rahaline edu ja vahendite arukas kasutamine. Nii et väga vägev kalad, kuulge, kes on oodanud oma kuningat siis, või kuningannat, jälle olenevalt, kuidas te vaatate. Ja mis siis on? Siis tuleb suhe. Ja kui see on vana suhe, kus te juba olete võib-olla, ta tuleb lihtsalt lähemale. Ja see suhe muutub veelgi lähedasemaks. Kui te olete tülis, siis tuleb andestamine, konflikti positiivne lahendamine. Kui te ei ole suhtes, siis tuleb lähedane ja hea ja armastav suhe. No aga mis siis veel? Aga näed, ma just mõtlesin, et kui siin nüüd inglitaro juba tuleb nagu suhtega lagedale ja ennustab siin suhte konflikti positiivset lahendamist, eks ju, siis tegelikult siin me näeme, et siin ongi mingisugune toksilisus ja see toksilised suhted, eks ole, siis siin on, ma ei tea, mis see, ma ei mäleta, mis kaladele ütles eilne ennustamine, kui seal oli äkki see, et laske oma see vana suhe lahti, siis siin on kohe praegu see, et uus on tulemas. Aga sellest vanast, mis iganes teile nagu selliseid toksilisi emotsioone põhjustas, võt need tuleb küll ära lahustada. Ja sest, et nendega on nii, et nemad tegelikult imevad energiat ja seda enesekindlust ja ütleme kõike seda. Nii et enne tuleks ennast ära tervendada, kui uude suhtesse minna. Ja kui on siin nüüd see suhe, mis muutub veel lähedasemaks, siis siin tuleb ära rääkida asjad selgeks. Sest, kallid kalad, te väärite armastust.
te olete armastusväärsed. nii et teie oma pehmel, leebel ja armastaval moel oskate kindlasti seda asja lahendada ja märgusõna siis, et puhastage ennast igatepidi igasugusest toksilisusest ära. On see siis teiste või enda oma midagi sinna jäänud. No kui te seda teete, siis enam muresid ei ole, probleeme ei ole ja aasta tuleb igati tore. Kokkuvõttes mu head armsad Valgusetooja kanali vaatajad, mul on nii hea meel, et ma sain teiega olla, et ma sain teile teha selle imetabase uue aasta alguse ladumise ja ma olen väga õnnelik, et väga head ja toredad sõnumid tulid ja tegelikult on hästi ja aina paremaks läheb. Olge ise hoitud, olge tublid, tegusad, hoidke süda armastusele avatud. Ja mina ootan teid ikka ja jälle Pärnu konstellatsioonide töötuppa ja ootan teid 17, 18, 19 veebruar konstellatsioonide laagrisse. Saab olema põnev tulevärk ja saab olema midagi enneolematut. Nii et püsige lainel ja kes ei ole veel minu kodulehel käinud, siis panen varsti üles informatsiooni ja ajad taas uueks aastaks ja Pärnu konstellatsioonide suletud grupp Facebookis annab samamoodi informatsiooni toimuvast ja sellest, kuidas minuga kokku saab. Nii et ilusat, edukat, õnnelikku ja armastust täis uut 2026. aastat. Ja peatse kohtumiseni.